järve veel sookured tõusevad õhku, keegi ei kiirusta neid. Tänases õhtus on soojust ja ei lähe lahti õlleteoks. Õlletünn on pandud natukene tihendati silikooniga, sest vana värk, mitu aastat pole tehtud. Ära sa hakka kurat mu arvesi raha teenima. See on õlleveister. Õlleveister, just. Just. Pärast räägib paar head lugu ka vanaisast. Ei, mina pole pool kurti ammuta ja tõsta mu juttu tulnud igast välja. Just. Sest kividest tegevun on naupa suurem töö. Kividega. Aga muidugi kivi on parem. Uhkem, jah. Õlleveister ütleb, et on head mageda. Kõrgem sort. Okei. Jahu valmis. Parajalt sõmer. Me armastame õlut, sest õlu on hää, kuid jooma peab nõnda, et selgeks jääks hää. Tavaline kuradi 3 jala peal. Kitsas. Siit august läks vili sisse, all oli kott ja tuli välja, väga lihtne. See pidi olema siis kurnamise tünn. Siin käib siis, käib vee soojendamine. Kui palju seal korraga tuleb sealt? 100 liitrit. 100 liitrit tuleb. Oho, kas veel jätkub 100-st või? Ei. No pärast tuleb lõguli juurde panna veel teist, ja. Tuulvett läheb ju linnast võtmed oma sisse. Ja, okei. Ja. Oho. 100-liitrine pada, jah. Pada, ja. Vägev köök. Siin sa oled eluaeg teinud, jah, selles ruumis? Jah, siin ma olen teinud, kui ma elanud olen. Ja noh, see läheb umalate jaoks. Umalad lähevad eraldi nõusse likku, jah? Ikka mõnikümmend minutit keema. Umal peab mõnikümmend minutit keema. Ahaa, okei. Siis tuleb nagu üks viha välja. Aga kuidas sa seda umalat pärast see paned maitse järgi paned õllele või kas seda tervet poti teed seda vala? Poti seest all on kasvagi sisse ja siis panen maitse järgi ja teinekord jääb isegi natuke üle. Ja, okei. Selge. Aga noh, umal on niuke ka, et ta käärdes jääb nagu viha vähemas ka jälle. Operaator. Et ruhaga või nüüd seda rohkem... Läheb magede peale vesi, lähevad likku. Aga mitu päeva selle joos peab olema need? No, 2-3 tundi. 2-3 tundi ainult või? Jaa. See on nagu siis mingi kiirõlu. Paari tunniga läheb jah. Paar tundi. 2 Kadarikuküla juurtega meest teevad õlletööd. Õlletegu. Õlletegu, jah. Jah. Õlletegu, täki tegu. Toomase isa on siin oi kui palju õlut joomas käinud. Just. Aga ise teha ei. Ise teha ei oska. Ei, ma räägin Vellost, et ta nagu ise ei võtnud asjast osa, aga... Ei, no tead, vaata, kui kerge on joomas käia. Täpselt. Ise higista nüüd siin ja teeb. See pole naljategu, see õlletegu. Linnas kasvatamisel ka sügise jahedaga, vaat kui on 10 kraadi sooja väljas, siis on kõige parem teha. Soojaga ei ole ja soojaga... Et siis peab sügisel tegema seda? Jah, sügisel. Ja no hea, kui on omal kuivatused saata kiiresti ära kuivatada, aga ma vahel teen nii, ütleme, vara sügisel augustikuus, et siis saab päikese käes suurem osa ära kuivatada ja siis ma lasen
plita peal veel niisugune vilja kuivata plaatadega pann on, kus on augud sees. Et siis seal, kui sa liigutad, siis need jalad kukuvad sealt aukudest läbi ära ja ta jääb puhtamaks ja kuivab ka kiiremini, kui alt õhk läbi käib. Aga noh, ma tegin 3, 4, 5 kotti seda. Tähendab 48 tundi, ta kasvab 48 tunni, kasvab see idu sinna taha või? See 40, ei, ta kasvab, ta võtab vahel, kui jahedam aeg on nädala aega. Nädala aega, ja. Sa paned lihku, paned 48 tundi vette algol ja siis paned pärast, aga kus sa siis paned? Siis ma panen, kui soem aeg on parem, kui on jahe kivipärand või betoonpärand. Seal on, ta hoiab, et ta ei lähe palavaks, ta läheb iseenesest kasvades, võtab sooja uue. Ühe päeva on seint, teise päeva pistad käe sisse, juba on leide, 3. päeva hakkab juba vahel paljuks, ta väga palavaks ka ei saa minna, siis ta rikub tal selle idanemise ära. Aga vahepeal peab kasvama ka teda veel, kui seal põranda peal ei pea, et teda vett juurde liigutan ka liigutad lihtsalt. Et ta nagu õhku saab, siis kasvab nagu kiiremini. Aga jah, kui jahe aeg on, ma tea, Külavi Juhan vanastigi saad küll Riim Juhan, kus seal Koka kõrval on. Ja, Külavi Juhan, jah, see on Juhanit on küll, mäletan. Vana läks ikka vahel nii, et kurat unutas ära ja pole vaatamas käinud, kui ükskord läks, siis oli nii kuumaks läinud jälle, et no idud surevad tagant ära. Aga teine kord oli jälle 2 nädalat kasvatas, ta võib külmemas olla, kasvab aeglasemalt, aga ta ei lähe rikki siis. Aga kui pikaks see idu peab seal tuleb minema siis? No jah, mõni sentimeeter isegi tuleb, jah. Sentimeeter, kuni sentimeeter, jah. Pikevates küll ei saa juba siis... Jah, sentimeetrit on küll juba. Sest kui ta väga pikaks läheb, vaata, viimaks tulevad tahadale need leheedud ka. Esiteks on juureedud. Siis ta toodab suhkut, aga kui leheedud hakkavad tuleb, need juba hakkavad tarbima suhkut. Siis ta läheb lahjaks. Aga kas maitsest aru ei saa, et millal juba aitab sellest idu pikkusest? Saab küll aru. Tunne, et magus matša tuleb juurde. Kui ta on juba 4-5 päeva kasvanud, 4-5 päevaga on tavaliselt ikka valmed, 4 päeva umbes nii. Aga kui on külmemaeg, siis võib ka rohkem minna. Aga ta tuleb magus matša tuleb juurde, kui sa suus näritada. Oota, aga osa ma kuulnud, et siis pärast nad veel, kui oled idud pärast ära kuivatanud, idud ära võtnud, siis veel küpsetavad, et see nagu värvi jaoks. Jah, mõni teeb nii, et küpsetab, mõne saiapanni tegeb, teeb kohvist värvi pärast, jah. Aga kui sul õige kuivates soojus tuleb, nagu ma panni peal siin teen vahel juhtub nii, et kuubel läheb paljuks, et paneb terad krõpsuma või kõps, siis ta juba kohvistub, siis pole midagi sinna enam juurde panna. Tal on juba see väärib olemas. Aga väga korvetus ka ei aita jälle, siis tal tuleb leivamatse ja kaiule ja iga asjal omad piirid. Aga kui sa korra teinud oled harjunud, siis tuleb iseenesest see tarkus. Nüüd läheb siis filtri tegemiseks, kus läbi kurnata see. Tegemiseks jah, need hoiavad jah ümber kraari või nagasele, et siit vahelt läbi ei läheb kõige põhja, siis läheb põhku siia, siis tulevad kasakad. Aga miks see üleval ja all siis see peab olema need rõngad või? See hoiab, all on sellepärast, et talumist hoiab, jah? See rava läbi ei jookse üral, et hoiab ikka seda filtrit nagu paremini koha peal. Paremini koha peal, okei. Värskeid kadakaid tõime, mis lähevad filtrile, kadakast pidi siis desinfitseerima, et õlu hapuks ei läheks ja tuleks korralik õlu.
et ei hakkaks sapnema ja käärima, selleks peab kadakat panema. Aga filtriks kasutavad tavalist põhku. Kas põhk peab olema ka, võib-olla paned ükskõik mis põhku või peab olema näiteks odra põhk või? Parem? Rukkipõhk on parem, see on veidikene pikem, aga no aitab ka odverega. Ja mõtlesin, et kui odrast teed linnaseid, et siis aga rukkipõhk on selleks, et pikem lihtsalt. Jah, odra puhul see kombain lööb nii peeneks, et teda ei saa. On vaja pikka põhku. Jah. Selge. Lihtsalt niimoodi panedki siia põhja ja kogu lugu. Jah. Ise läheb tihedaks. No see linnase raskuspressid peale läheb tihedaks ja esiteks ämberräige võib nii, et lased läbi. Esiteks filter pole tihedaks veel läinud, siis kallad selle uuest tünne. See läheb teeskord läbi ja siis ta hakkab enam puhas ja noh, ega ta vabriku vastu ei saa, see on ju selge, aga nagu öelda... No, ega vabrik ei tee sul vist sellise kadaka oksa ja põhuga ei tee ka. Nendel on marlid ja vatid ja värgid. Peenemad asjad ja... Paberfilter nagu nii arvan. Ma olen tüünud paar kadakas veel, ma vaatan. Paar kadakat veel, jah? Nii, kurv on nüüd valmis. Kõik vanduda. Filtervärk on valmis ja vaimude vastu ja peotäis soola. Ja konserveerid ja pahade vaimude vastu. Aga peotäis soola sa paned siis selle juba nõusse siia, jah? Jah, filter nõus või soovasesse ja siit oli kugi see ühtlaselt laial. Ja, peotäis soola. See on. No nägid, kõige tähtsam asi. Jah, kõige tähtsam asi. See jookseb sinna nõusse ja sealt nõust siis, aga kus sealt vannisse paneme pärast selle? Kus me selle vannist paneme, missusesse nõusse edasi? Võtame ämbrisse, ämbrisse paneme külmavee vanne, et ruttu maha jahutab. Ta tuleb ruttu maha jahutada, muidu ta läheb käest nagu apus sooja palaluga. Aga ikka kunstlik maha jahutus. Nii, ja siis edasi juba? Siis läheb jälle raudtünne, korjab kõik seal kokku ja siis läheb pärmisesse. No nii palju ämbrid on või? No, 2-3 ämbrit rohkem pole tarvis, jah. Jumalad keesid mingi peaaegu tund aega. 40 minutit, 45 minutit. Nüüd jahutame maha, siis kurdame ära, siis hakkame maitse järgi lisama. Hirmus viha. Tünn kutsutakse kääritamise taim. Teine on rabataim. Et kui ta on natukene käärust peale võt, siis võib panna kohe õlle nõuse ja ta käärib seal ka lõpuni taas. Sest muidu tõuseb ikka vaht mitukümmend sentimeetrit ja siis ta hakkab üle ääre ajama. See kauss on sellepärast, et ämbra küljest tilgub ju, siis ta ei tilgu sul jalgu. Lihtsalt võtan, aga segama ei pea? Ei pea. Kohe võtan siit ja sinna? Jah. Oleks võib-olla... Niisama lihtne see on. Kas te lõhna tunnete? Lõhn on see hästi magus. Me juba maitsesime kah seda. See on ikka ehtne ülekeetmine, Maltoosast paneb potti ja ta on valmis. Muudkui tuleb, jah? Muudkui tuleb, aga see on ikka väga peen värk. Ei kujutanud ettegi niisugust asja. Vaatame, mis tünnis on. Mahutab. Vaikselt juba seal tõrgub.
Noh, magud. Magus, jah. Magus. Praegu on hästi kontsentraat. Just niisugune hästi natuke isegi natuke nagu maisimikki oleks. Nii. Nojah, nüüd on tähtsas moment, nüüd lased seda naga küll, aga noh, see on kraavan, ütleme, seda natukene rohkem jooksma, raputad lahti ja siis hakkab eluvesi jooksma. Ta võib ikkagi rohkem lapse nokku ja natuke võib rohkem ka veel jooksta. no nii on paras või? Joo. Nüüd on ainult põhk ja kadakad ja... Noh, lastejoogi maitse on milline? Aga millal umal läheb? Magusust on küll, jah. No juba hakkas pähe ka. Proovid ka või? Noh. Tuline. Võta sangast. Nüüd on siis 2,5 tundi on möödas sellest, kui me alustasime. Ole täitsa võta nüüd vann ja kalla siia tühja. Kas sa jooksed? Ma olen selle all. Arvad, et? Jah. Kas ma nii kiiresti jõuan? Jõuad. See on magus küll, siia pole. Tahab vaadata. Küll on viha. Kas see on humalaviha? Humalaviha, jah. Õudne. Aga lõhn on jälle hea. Lõhn, jah, midagi on, aga see on see õige viha. Aga hästi rahustavad vaimega. Läheb ikka magusamaks. Aina paremaks läheb. Aga väga huvitav. Absoluutselt erinev, mis on Maltosast. Maltosast on hoopis teine maitse. Maltosa vesi. Tänast on nagu kõik veel kui sinna. Ülle kinni teadagi. Jah. Noh, see on kodu siia ja kalluda poole ämbert sinna tünni ja siis lõpuks kinni maitse ära. Kõik kalluda kõva poolega magada siia ära. No pool on küll ära. Umalad läksid kohe õlle nõusse, kus käärimakka. Jah. Muidu, aga niisugust asja ei ole, et umalad paned koos selle umalate koos sinna sisse ja siis... Jah, mõned panevad küll, aga teinekord läheb paljuks ja sa ei saa enam teda lähendada. Sa ei saa ära võtta. Jah, sa ei saa ära võtta, jah. Aga on viljamekk, ei ole veel seda õiget seda. Ikka täitsa toores. Oota, aga mis temperatuurini siis nüüd ta jahtuma peab? Noh, see võib nii
30 kraadi juures võib sisse. Noh, öeldakse ikka see lehmapiima sool, justud lehmapiima soojus, aga no sa tunned, et natuke on ikka leige veel, siis ta on jõudu hakata, aga väga palavalt ei või, seda tapab pärmipisiku ära, aga et suu eest tunned, et paras leige on ja. Nii. Esimene ämbrinees läheb sisse. No nüüd veits jälle ei ole tehtud. Ja, just. Muidu see ongi, Liiv juba rääkis, et muidu juhtub niimoodi, et on põrandal pärast. Vain läheb üle. Noh, ja nii ta läheb. Nii ta läheb, Kuni pärmi paneme sinna, jah. See, kas peab midagi vaatama või? Põrandal ei jookse veel või? No, seal ikka, juba siis 80 on olemas, jah? 8 liitrit olemas juba. No siit, kui palju siit tuleb või? No, vaat ikka. Joo, 2-3 ämbert võib siia külvel panna. Tõsta siis jah ämber näis. Just. No visa ees jah. Pole viha tundagi. Ei ole jah. No ega ta nüüd väga vihane ka ei tohi olla. No ja aga küla vihanedus kohe, et kurat, sa pole umarad ütlema. Või vaan pole ütlema. See ilma tea, sul on võib-olla mandlemehed ja naised ja tahtvad. Ei ole viha jah. Ei ole. Viha ei ole üldse. Ta oli nii magus värk. Parem küll julgelt. Nüüd saab 3. ämbri veel. Nii, nüüd läheb pärmi sisse panekuks. Jah, et paberit ümber ära, siis kluu vahel pudista. Aga kuidas nii on? Ise killu ka, kui paned, siis pidi õlut väga hästi pähe hakkama või mõjuma. Ja pärast ajad selle tabiaga sügavini. Aha, kuradi kurat. Ossa kuradi kurat. Jah. No kurat, läheb. Kasva suureks, kasva kangeks, kasva võimsaks. Kõvad peavalu. Jaa. Peavalu just ei tohi tulla. Ei no, siis ta üritab. Võib-olla ikka ei tule. Nii. Seda veel midagi nagu öeldi. Ta on juba niuke ise vaht peal, et pole veel kääri pakatki. On niuke uhke värk, elus õlu. Et see siis valati lõpuks tunnist välja, mis jäi siis järgi magedest. Sealiasas lõkk punases marinaadis Saaremaa lihatööstuselt 1 kilogrammises ämbris 69,90. Küll uhkelt käib, kuule, kas see on nüüd on juba see on vahu üles võtnud juba või? Täitsa käib või? Joo, ta mahus, see tuleb ikka siia äärene välja. Ta pikka mööda kerkeb ja. No, 2 tundi, 3 tundi on mööda see. Ma tuli 7 vaatama. Siis hakkas valgid tatmisi võtma ja nüüd ta saab järje peale ja. No ja. Hea lõhn on küll ju. Kurat, jah, mina ei tea, mis ta hakkas kenasti kõik kerkis ja kui kella 3 tühjal, siis ma tuli vastu, mina nägin jah. Äkki liiga soe või? Ei ole soe, ta ei ole. Ta pole praegu ka, ta ei ole, ta on normaalne soojus seisama. Keeb küll kõvasti. Proovime. Maitse. Jah, proovime maitset, võt see on. Ei noh, juhul ta annab nõuses, et ta läheb paremaks. Aga nõuses ta võtab pinge alla ka, sellest pole kahtlust teha.
Soe on küll. No ta peab olla. Aga tal on veel see, tal on veel, vaata, viljamekki on veel juures. Magede mekki on veel juures. Sinna sa maitsete. Ta ei ole veel täielikult ära käärel muidu. Ta ei ole veel täitsa, aga täitsa hea magus on, kuule. Aga siis võib-olla, et kohe ei tohi külma lastagi, et peab natuke hoidma kuskil koridoris või? Tõstad siia sisse või saad kohe tõsta ämbris sisse, siis on parem see valada. Ämbrist on juba kehva valada, ma arvan. Äkki sellest on parem. No, kuidas sa tunned? See on rangelt vabatahtlik. Aga iga kruuside peab lonksu jooma ka. Peab või? Jah. Siis saad tundma asjast, kas ta käib juhust läbi. Ongi nii või? Vahel siuksed keema läinud olla, et need lähevad kurade kangeks asja. Kas autoga pärast tagasi saan ikka või? No. Jaa. Just. Proovi vahepeal. Proovid ka? Anna siia. Soega ei ole poolesti. Ta võiks isegi ühe soema. Ma arvan, et... Ta hakkab lauses, nagu öeldakse, käärema ja siis. Aga jah, korda ruttu kadus see. Aga tead, mis võib see... Kuidas, kuule, mis tuleb öelda, kui kinni paneda? Õllele? Ei, ma ei ole midagi rääkida, aga muidu võiks seda lugeda üle, aga kuidas ei ole, võta mingi traditsioon omale. No, sa siis maitsev ja hea, nii et naised sind armastaks. Ja et naised mehi armastaks. Siin hakkavad mehi armastama, kui nad... Et naised elu armastavad, et siis nad hakkaks ka mehi armastama. Sellest võib vee läbi lasta, kui ta ära loksutada. No. Ja kui tihendad õige peal, siis ta vahel on niuke hetk, kui keerad liidu palju keerad tihendad kätkuru vahel. See tuleb ära käiku võtta ükskord. Küll ära selle saab. Peaasi, et läbi ei lase. Nii. Vaatan, kuidas selle imeasja peale see pole mu enda nõuga. Seda ma ei tea, mismoodi see käib. Kuidas ta teab. Nii, raske töö on lõppenud. Õlu on autos, kahe pommiga saab koju mindud. Et kõik on lõppenud. Õlletöö on lõppenud, amet on selge. Suur tänu õllemeistrile. Vähemalt võid kindel olla, et õlletegu jääb siin külas ausse ja kantakse edasi.
et suur tänu sulle. Ja kui naine armastab sind, siis ta aitab juua seda ära, et muidu ta on ikka majas nuhtuda. Mõnda pingi meeldib käia meestega, kuid mina lähen luurele vaid oma naistega. Naistega ei ole häbi, naistega saab hästi läbi, elutormis naiste peale loota saab. Kui sind peigmes maha jätab laulatuse eel, sõbrannad sind ei hülga ja sinu silma vees. Nad luuri maha rebivad ja uue mehe sebivad, sellepärast naiste peale loota saab. Naised need ei murdu tuules, iga päev on ise värvi nende huule. Kõik on hästi, ninad püsti, pole vaja potuks süsti, meie lähme aastatega paremaks.